kukub sinna jälle alla, et ta võib-olla natuke jälle kiirustas, et võttis kette ja kohe läks viskama kuidagi väga kiirelt. Äkki see ongi see alguse asi, kus ei ole seda sisse-välja hingamise momenti nagu, et nad siin kõik ülejäänud teevad nagu selle väikse enda jaoks mingisuguse rituaali, kuidas nad seal proovivad ennast veel õigeks keerata täpselt viskehetkeks. Ja Martin läheb kuigi väga kõrgele, aga võib-olla ta teab, mis ta teeb. Tundus, et läkski nagu päris õigesti või? Nii ülevalt, polegi näinud kedagi minemas. Kristel ka eest käega siin. Mis on tema jaoks väga kaugiline valik. Ja kuna see paar 4 rada on, siis kui see eeskäsi välja tuleb, siis on sul isegi võimalik -2 üritada. Ja -3 on nagu päris tõenäoline. Kas natuke liiga vähe seda ei saa, natuke vara tuleb välja, aga siiski ta nüüd päris kaugel. Ja, kui sa ei põrke, et sinna paremale äärde ikkagi jääb. Marko tahaks kindlasti riski vältida, et ta on tavaga seda mänginud enamus kordadest. Et läheb nagu kindla 3 peale, et... Põhimõtteliselt küll ja kui ta hästi välja tuleb, siis kui rahulik tagaga vise, siis see päris nagu sellisele kohale, kus ta isegi üritada pikka putte, eks sinna tee peale lausa. Tõmbab selle vindi sisse. On hea, aga ikka see üks keskel on see puu ja sala tihti maha võtab. See on nagu minust niuke ebaõnne või õnne asi, et seal kui sa viskad sinna auku, siis seda puud nagu kui tabad, siis tabad midagi teha. Ja Indrek Läänet siin, aga sai vist ka mingi puupõrke seal lõpus kuskil viimasest puust. Nii et... Ja Markol on nuputamist. Ahaa, ikkagi jah. No just kui liiga veel vasakule tuled, siis on siin need põõsad ja asjad. Eks see on jah, siuke nuputamise küsimus, et kas kuskilt oda minna viskama või... Et küsimus on, et kas saada kuidagi ikkagi see -1 või minna mängida 4. Sest seal on nüüd see ainult kaube ja on seal vasakul, et kui sa nüüd juhuslikult põrkad puust vasakule, siis on nagu ka see oht. Aga no seda ohtu ei tundu olevat. Ja saab ilusti sinna. Päris hea oli jah. Oi, kui keeruline. Ja Kristjan on siis seal paremas ääres, see metsaväed, sealt ei ole väga lihtne nagu. See on veel suurem lotta vist kui see eelmine koht. Aga see ei tuu võrke jälle. Kaugele putile, ütleme. No Martin on täitsa siuke okei nagu. Jah, ja endiselt on sul vaja teha veel väga osav lähenemine. Ja absoluutselt ebaõnnestas see praegu. Ehk see on jah, selline koht, kus sa saad nagu kohale, kus sul on võimalik mängida pöörita, aga sa pead endiselt tegema veel päris osava lühikese viskel. Nüüd ta juba on sellise koha peal, kus ta läheb hüppab putti viskama. Ja tundub, et paar. Kui me eeldame, et 3-4 pealt mööda ei viska. Kristeril... No ütleme, et see on reaalselt nagu... See pöördi võimalus on, aga tegelikult on ikkagi väga kaugelt siuke rohkem hüppab sinna alla selle. Just, et ega sellistel võistlustel jah, nagu keegi nagu ei hakka sinna teravalt sisse viskama, et kui kukub juhuslikult sisse, siis on hästi. Ja üritus oli minu just. Väga meisterlik oli see ka. See oli nagu... Siin on näha, et mu vise läks kuskil 7-8 meetrit üle korvi nagu. Ahaa, et see oligi siis sinu vise siuke vise, eks ju, paar 4 raja. Jah, et siin on nagu tõesti väga hea hiigli võimalus, et... Aga ilmselt oli endal kuidagi hakkas seal taguma, kõik rääkisid, et pane ära ja... jah. Ja ega see ei olnud halb üritus, nagu natuke madal. Natuke madal, jah, et... Ja... Jäi võtmata. Jäi võtmata. Ja samamoodi eksib nüüd Martin ja saab siit oma pougi. Jah, Martin saab nüüd +1 ette ikkagi. Et eelmisel rajal ta pääses sellest. Ja üleilmsel pääses sellest. Ja Marko... Ja siin Marko on 4 meetri pealt. Tegi siis ikkagi selle, millest me rääksime, et 4 meetri pealt peaks olema olemas, siis tegelikult ei ole. Jah, et eks need ikka tuleb aegelt sisse kõigile ja... Aga see on nagu eriti huvitav, kus sa näed, kuidas su konkurent just eksib. Ja siis sa lähed ise veel lähemale ja eksid ka, et noh... Suured pahandused ja nüüd sa ei tunnegi võib-olla selle -1 üle nii palju kurbust nagu, et päris okei. 86 meetrit, rada 10. Väga mitu erinevat trajektoori. Jah, mina viskan siis nagu vasakult poolt mööda teed. Kangema D1 jälle samas rohel D1. Sa kordad ennast juba, mõtlen, olgem ausad. Muutub ühe ükslõiseks. Jah. Jah, läks siis. Kuldur, nagu öeldakse. Käed üles ja üle korvi 2 meetrit ja tundub, et sa oled nüüd hakkasid rollima nagu. Töö käib.
Indrek ei tea, kas on tema kord visata. Kuna keegi teine 3 ei saanud, siis ta peab minema rajale vist. Jääks Indrek. No, öeldi, et nii ongi. Ja tagakäemehed lähevad üle selle männi, mis meil siin paremal pool paistab. Vähemalt peaksid minema, aga selleks on liiga õhku. Siis peaks minema otse üle männi, et siis saavad korvi alla, aga näed, Indrek teeb seda nägu nagu. Ja et no ikkagi sai kõigist puudest mööda ehk paari mängimine ei ole enam probleem. Kristel läbi jälle siis 3. trajektoori eeskäega. Ma just vaatangi, et tema ei võta küll siin nagu sina viskasid nagu oma suunda, et ta läheb kuskilt sealt vahelt ja paneb selle see Anna-Heiseriga. See ketas nagu, mis iganes see antud oli. Ei nagu madalaks jah, et ei tulnud tagasi, ei jõudnud tagasi tulla. Just, liiga palju powerit oli selleks viskeks tal. Et ei hakanud mängima õhus. Aga endiselt ta on ka väljaku peal, et sealt nagu ei ole hullu. Ja Marko, kes muidu oskab sealt visata, läks ka liiga kitsalt ja ei puudesse kinni. Peaks rohkem puu kohalt minema, ei tohi väga kõrgelt minna, aga üle puu ja kõik on nagu täiesti visatav, nagu ütleme. Et kui sa oled siuke 100-110 meetrit viska, siis see üle puu sinna korvi juurde viskamine on või noh, tehtav, kui sa lihtsalt õiget joont tabad õige kättega. No ja Martini jaoks ei tohiks ka olla probleemi. Kaard on väga ilus nagu. Jah, tuli sinna korvist vasakule natukene, aga 10 meetri joonele ma arvan. Peaks olema lihtne lähemine Markole, et väljaku pealt süümaa ja... Ta peaks olema jah, aga seal on neid ka igast oksi ja värke. Aga ilma probleemita ütleme, et see siiski on... Noh, me ei mäleta, mis juhtus eelmisel ajal muidugi, et see ei ole kindel, kuna kui sul juba ühel ajal, kui ta läheb mööda, siis see tekib ebakindlus ja meistrivõistluse liidrapuulis olemine ainult võimendab seda, et tal ei ole kindel midagi. Natuke läks loperdades käest, aga korvi juures. Selle 10. korvi alune ka, kuna ta on selline ikkagi nagu ei ole nagu lame, siis ta on oht, et ta sealt veereb natuke alla ja saab veeremist, ta jääbki veerema kogu aeg. No Martin, mis see võib meetreid olla? Üles mägi jälle, et sa pead tegema ikka mingi 12 meetri viske, kui sa ka 10 peal oled. Ja sa päevalt üritada ikkagi 2 kindlat. Just. Ja olemas. Ilus 2, jah. Jah. Marko eelmisel ajal nüüd eksis analoogse putti, et tal kindlasti on nagu mõttes see, et aga suudab välja tuua. Kuna ta tegelikult ju peas oskab seda, nii et siis ta nagu mõtles natuke enda jaoks asjad passi paika. Sul ei ole väga palju teha, et see 2 võtta, nii et jällegi Tuleb, nüüd hakkab kerima veel. Sul on lõbus praegu, et kuidagi hakkas asi minema, jah. Nii oli jah, siuke kuidagi drive oli hea ja mõnus. Ilm oli ju tegelikult ilus ja seltskond oli super ja nii, 65 meetrit, väike alamägi ja 11. rada on siis käsil praegu. Lähen siis siit vasakut poolt eeskäe trajektoor, võiks öelda. Jah, väiksem ja, on see ja väga napilt nagu sellest parempoolsest puust. Kuidagi madal, et ta ei jõudnud tagasi üldse tulla, eks ju. Et see on ikkagi, me tegime see raja jälle raskemaks, näed seal eelmine tiiala koht on seal 11 meetrit eespool, on näha. Siis oli palju lihtsam sinna auku visata. Nüüd on nagu vaja natuke tagantpoolt ikkagi tabada auku. Martin. Vaatame, on putri ise. No, see on nagu päris hea, ma ütleksin. Jah, et kui ta vist esimesel ringil, kui ma mäletan, ta võttis siit 5. Just, see oli see Martini 5 rada, kus ta viskas vasakult poole vastu mingit puupõrget ja läks vasakule ja see OB, mida vasakul on võib-olla esimesed 50, 30, 40 meetrit. See tuli mängu. Indrekul jääb see vise jah kuidagi madalaks ja liiga nagu paremale tundub. Sai sellesse auku ilusti, kuhu viskam pidi, aga kuidagi jah, selle madaluse pealt ei lennanud üldse korvini. Ja see asi maksab kätte muidugi, siit nagu 2 enam ei saa, sest puttida väga ei julge kaugelt, kuna see on alamägi pärast korvi. Ja kuna Kristel viskab putrit otse, siis ta viskab sellest parempoolsest august, aga nüüd ta pani nagu, viskas nagu selgelt liiga otse ja tugevalt. Just, et ta oleks pidanud rohkem julge maiserit panna nagu, et ta siis ei oleks nii palju vasakul läinud. Marko jaoks see on ka selline tema rada nagu, et peaks nagu kohe võtma, ütleme nii, jah. Nii, ja tema putter ei nüüd, ei noh, kõik hästi. Noh, täitsa ilus, aga no natuke hüppab sinna mäest alla, et seal jääb see natuke... Ja sa kunagi ei tea, kui kaugele sa ikkagi sealt hüppad, et kuigi putterid tavaliselt jäävad sinna mäe ääre peale, väga alla ei lähe. Nii, see klask natuke võib-olla segab.
ja võiski olla, et ta kartis seda kaske natukene ja viskas nagu paremale liiga palju ja oligi. nii oli jah, sest et sa ei taha vastu kaske visata kuhugi veerema hakata. Indrekul ei ole otseseid segajaid, aga ta teab, et seal korvi taga on see alamägi ja kui sealt nüüd korvist mööda paned, siis see jääb kauaks kandma. Ehk ta viskab siukse... Tundub jälle kuidagi liiga kiirustatult kohe ära selle ja viskab alla ja ongi Mark on natukene veerend sinna alla ka. jah, äkki et midagi lihtsaks selle tehtud ja see puu ka segab, et sa ei saa korralikku asendit seal võtta. Et võib-olla tahaks visata võib-olla arkis asendist, aga no ei tohiks siiski olla midagi sellist ülemõistuse. Aga see on nagu kõrge tundus. Ja isegi paremast poolt mööda, et... jah. Mul ei ole nagu väga raske, puu on küll ees, et ma pean tegema seda arkputti, aga siuke 7 meetrit umbes. Et ei ole nagu midagi ülemõistuse. jah. Aga... aga üldse täitsa puhtalt mööda, eks? jah, just. Kusjuures, noh, tegelikult ta läks üle korvi ääre, ma arvan, et ta tegelikult oleks otse, no ja ikkagi, et ütleme, et võib öelda, et ebaõnnestunud oli see putt. nii, kruusit. ja ma saan aru, et sellelt elu rasket ajalt sai üks mees ainult pöördi, eks ju. Et Martin oli see, kes selle ainsana sinna päris korvele toimetas, kuigi Marksivis oli ka päris hea, siis noh, siin see on siis rohkem, et ei tulnud. nii, mis siis võiks öelda 12. raja kohta? Siin on selgelt 2 trajektooriat, tagakäega visatakse üldiselt siin otse, eeskäega võimalik visata sealt vasakut poolt august. ja see tagakäsi ma ütlen ka, et ta on nagu otse, aga tegelikult peab natuke paremale ka veel minema, et see on selline Triki või? Triki jah, ja kui sa lähed nagu niimoodi paremalt, siis jäävad oksed jäävad ette seal. Eks sa ei saa niimoodi minna, et sa lähed otse ja lõpus feidid. Sa peaks nagu kette suutma panema vahepeal üle minema nagu. No ma olen nüüd kette ära vahetanud, ei ole seda rohelist, nüüd on sinine ja sinine. F1. Ja. Ta on nagu ka kange, et tuleks kindlasti tagasi paremale. Aga natuke, kas ta üle läks, siis sina panid see nurka ise just. Nagu okay. Ma viskasin liiga palju teda natukene siiski. No samas, kui ta oleks sealt mitte midagi tabanud, siis ta oleks ju tulnud päris hästi sinna korvi. Putile kindlasti, jah. Eks see, aga jah, ega see eeskäja auk ei ole ka lihtne nagu. Samamoodi, et mõlemad augud on rasked. Ja siis on meil see mees, oda mees. Keegi nagu ei oodanud seda, kui äkki nüüd võttis selle kette ja viskas, et oli päris lõbus nagu. Ja mis see tulemus oli, see muidugi, noh, tõenäoliselt kaameramees ka ei oota, see ongi... jah, et ta ootas ka selgelt ära see, et tulemus oli minu ta on täitsa okei, et ta oli minu eest... et ta ütleks selle kaameramehele, et mis ta teeb. Nii, no, ma ei kujuta ette, mis siit nüüd tulema, et kuidas see putter peaks siin toimuma. No nüüd minu eest tema viskab siin seda otse, et... no otseauku seda kindlasti jah, aga just, et kuidas see... nüüd tal nagu kuidagi... tal ei lähe üle, just. Et see peaks minema rohkem nagu vasakule üle, et siis... ta viskas jälle ikka nüüd ta viskas seal kõrgele, et kui ta enne viskas madalale, siis ta läks üle. Just. Kõrgele. Nii, Marko on siin ajal visanud muidu päris hästi, aga... aga see vise nagu ebaõnnestus selgelt, et tal... liiga kõrge tõenäoliselt, liiga vasakule ja noh, nii ta on. Et see rada on alati trikkinud ja praegu ka päris paljud inimesed on siin putiraadust väljas. Martin andis muidugi päris hea ürituse siia. Et noh, nüüd Krister peab tegema neid iluvõimlemise asju ja spagaati ja värki. Ja on kotist välja võtnud nüüd, vaatan, et tundub saun. Oma kallima kette, jah. Kui me ikka midagi ülestabiilset, mis läheks paremale ja on vaja rahulikku viset teha, siis driveriga ei ole mõtet. Saun on see, milleks enamus Eesti mängijad, kes eeskätt viskavad, kasutavad ja töötab endiselt. Ja see on siis see kuulus kallis saun, mis on siin palju laineid löönud. Aga vist Marko on see sama ketas käes, kui ma ei eksi. Just. Ja mis seal ikka, nii käib, et kui sa kahte sellist kohast enam ei taha, nagu ma ütlesin, et kui sul juba drive on sellisesse kohta läinud, siis sa ei lähe hulluks ja ei hakka üritama mingit 1000 viset, mis sul võiks sisse minna. Ja seal on kuskil 100 varianti 1000, et ta ei lähe nagu üldse isegi korvi lähedale. No siin on jälle siuke kõrgem korv, et nagu tahaks üritada, samas ma olen ikkagi päris kaugel. Kukutama peaksite kuidagi niimoodi. Kukutama, jah. Ja teengi siukse pool ja ikka läheb sinna 5 meetri peale, et jääb väike värin jälle sisse. Just, et sa pead minema ikkagi reaalselt puttima veel. Ja see on kõik selle tasu, et sa ei visanud niimoodi alla nagu siin.
oli zone'i mees. Kas see oli nüüd odast? ja just nii oligi, Indrek võtab selle kahe siit, et. Vau. 2 korda oda ja 2 korda töötas. Et kas ta ise ütles, et ta viskab oda sellepärast vähem, et tal nagu käsi valus või ikkagi muudel radadel ei. jah, et nagu raja pärast, et seal on need augud ülevalt olemas, et miks mitte. Aga miks ta muudel veel radadel ei visanud? Teistel ütleme, mingitel ei olnud auku siis järelikult. no jah, kuidagi tundus eeskäega võib-olla mugavam. Nii, napilt sisse. nüüd oma parrid siit ja. jah, nalja ka palju. Rada 13, 140 meetrit. Par 4 ja väga ebameeldiv OB on seal vasakul ja kõik drive'id on jäänud kaamera mehel märkamata. Nii et me saame teada, kuhu on oma teiseks viskeks valmistanud Marko Narits. See on siis selline koht ja see on raja täpselt, ütleme, mitte päris keskel, aga peaaegu keskel. Ja sealt on vaja läheneda selline. Ta ebameeldiv, et puud olid ees ja taga käega, et. Ja nüüd on tal pikk putt selleks, et pöörid päästa. Ja nüüd on siis Martin selle koha peal. Teine vise tuleb siit. Just. Tal on 50 meetrit korvini. Väga kõrge selline, aga rahulikult tuleb okstest mööda ja. Opa! Ja paneb sisse Martin siin selle üks võistlus või kindlasti tipphetki, ma arvan. Ise ka natuke pettunud, et sellise asja tegi nagu. Ega see ei ole ilus oma puuliga, seda nii teha äkki. Just, et sa võtad nagu lampi lihtsalt nagu -2 ja teised peavad siin pingutama, et ja kui ühtegi mingitki miinust saada. jah, Indrek Lõjatke vise ebaõnnestus siin selle kurikuulsa zooniga. Ja päris, kui see on nüüd nagu teiseks viskeks on päris hea koha endale välja mänginud Krister ja ta. jah, ja ma saan lausa siit. sul oli sellises kohas, jah? just nii, et saan isegi proovida siit väikest hüppeputti, et. Et sa just nägid, et siin konkurent võttis, eks ju, jah, ära ja nüüd. tahaks ka proovida. aga eks ta on siuke rohkem, jah. Viskad sinna õhku ja loodad, et keerab õigel hetkel, et. just, mingid, ja noh, see läks natuke käest nagu vähe valesti, jah. Madalalt, aga et noh, 10-3 on ka hea siit siiski, et. just, et see on protsentide mäng, et väga väike tõenäosus on, et sa ei pea kurvastama, et sa ei saanud. Martini PDK reiting on siiski kõrgem kui mul, et tema võib siit 2 võtta, et selliselt. Seda küll, jah, ja ta on siin profisportlane ka. Ta on ikkagi selles puulis ainuke, kes on nii-öelda proff ja teised on amatööri staatuses PDK-s. Marko oli päris hea üritus, aga. Aga reitingu järgi jah, on ka Martin selles puulis selgelt nagu parim. Et sinul Markol ja Kristeril on suht sarnane ta. Ja Indrek siis on tulemas, saab sellelt võistluselt esimese reitingu kirja ja eks tal tulevikku on, et viset ja füüsist on kõvasti, et nüüd tahtmist ja tahtmist ka, just. Ja vaba aega ka midagi, mis on väga oluline. No just, et siis kui see vaim järgi tuleb või nii-öelda võistlusnärv, et see ainult võistlustega paraneb. Nii, me nägime korraks mingit seisu siin. 16-13 tundus olevat. Nagu nüüd siis 65 meetrine saarerada. See on trikk nagu jah, sest sa pead saarele saama ikkagi. See ei ole niimoodi, et siin nii paljudki, kui esimesega mööda paned sellest saarest, maandud ükskõik kuhugi mujale, siis sa lähed uuesti viskama samast kohast ja see oleks 3. vise juba, nii et see oli tehtud meil nii-öelda mängijate irriteerimiseks, ütleme. Martin ikka suht ilus otse vise sinna. jah, kui sa ikka seda putterit valdad, siis see on siin rajal raudselt kõige parem vise nagu. Ma vaatan, et sa isegi lähed saart ründama tagakäega. Ja viskan kusjuures PA3 ja 400 plastikust glow PA3. jah, helendav plastik. et on kuidagi suureks sõbraks saanud sellega ette ka. Nii, vaatame natuke. Ai, tuleb tagasi ilusti, pole paha. Ja ta on vähe kangem kui tavaline PA3, et nii, et ta tuleb just selle, et ta teeb selle keeramise seal lõpus alati. Just, ja siin rajal see keeramine on täpselt õige asi nagu, et on vaja. Nii, no siin on nüüd jälle, see on nagu vaatan, et tundub kahtlane juba, eks, et läheb jälle oma putrit eestkäega viskama. Aga tundub, et touch on nüüd on nagu vähe parem. Super mees jagab seda asja küll, nagu kuidas nüüd visata. Ja selline, see enesekindlus mulle meeldib, jah. On ikka. Nii, jah, Indrek on see madal vise nagu. Jah. Aga tuleb hoobejoonest üle nagu. jah, just. Maandus võib-olla enne hoobeent, aga sealt tänu madalusele kandis natuke mööda maad edasi. Hõljus võib-olla. Markole peaks olema nüüd suht lihtne rada nagu. Tema tõmbab ka neid puttereid niimoodi õhku ja saab selle puupõrkest ka, noh. Ei põrjanud tagasi õnneks, et on nii. Ja Ja sealt august õnneks siiski